Suur tänu eelnevatele ettekandjatele ja minu teema peaks siis seostuma ka selle suure teemaga. Selle suure teema see ei olnud ainult unistus, vaid see täpsustus oli eluloolisi vaateid teoloogiale. Ja siis, kui ma mõtlesin eluloolisi vaateid teoloogiale, siis meenus mulle kohe 19. sajandi ajaloolane Ranke, kes kirjutas suure maailma ajaloo väga tahtis seda väga täpselt ja realistlikult kirjeldada. Ja tema ütleb nii: ma tahaksin ära kustutada oma mina ja näha asju nii, nagu nad on olnud. Me olen vahepeal siis saanud targemaks ja saame aru, et ei ole võimalik oma mina ära kustutada. Ja tänane teema ongi väga meil kõigil mina keskne paratamatult. Ja kui siin on täna hästi palju siis neid ameeriklasi tsiteeritud, siis ma ka võlgu ei jää. Vaid tsiteerin minu eakaaslast ja sel ajal niisugust tähte ka hiljem Nobeli preemia saanud isikut Bob Dylanit. Ja muidugi kõik tema laulud ei ole Nobeli preemia väärilised, aga on üks laul, mille ta kirjutas 1964. aastal, My Back Page. Ja ma lihtsalt ütlen eesti keeles selle sõnumi, mis ta seal ütleb. Ah jaa, siis olin ma nii palju vanem. Täna olen ma noorem või tookord. See mõte irriteerib, et vananemist lauldakse noorenemisena. Ennikesele see sobib. Aga selles laulus ta salmaavalt, ma hästi lühidalt võtan selle kokku, kirjeldab, kuidas nooruses me mõtlesime mustvalgelt ja kaitsesime valgelt, võitlevalt, kuid nüüd aastatega oleme vabanenud paljudest vanadest mustritest ja avatud uutele kogemustele. Siis olin ma vana, täna olen ma noorem kui tookord. Hakkame siis selle liidu vaimulaadiga või spiritualiteediga, mille nihkeid tahaks kirjeldada pisut ja siis ka mõned, võib-olla ma ei julgeks neid unistusteks nimetada, aga siiski mõned asjad välja tuua. 1920. aastal meie tolleaegne liidu esimees Karl Kaups teekäijas 6. numbris, ta kirjeldab liidu vaimulaadi. Eesti Vabariik on just saanud vabaks, uus algus on alanud ja ta kirjeldab nii. Ühed, kes vaimset Jumala sõna püüavad tähele panna ja keda nimetakse ka usulasteks, need on vana korra pooldajad. Teised armulapsed püüavad rohkem tundmiste sisse tungida, et koosolekutel rõõmu tunda. Ta mõtles priikogudusi. Kolmandate eesmärk on püha vaimu ristimine ja elu nelipühi vaimus. Ta toob välja 3 suundumust ja nende taga olid ka konkreetsed koguduslikud liikumised. Aga panite tähele, et siin ei olnud veel evangeeliumi kristlaste kogudusi, neid ei olnudki veel olemas, nad alles kujunevad. Ja nemad tõid sisse veel ühe osadust rõhutava. Seda, mida me täna siin armastame, kodugrupid ja kõik võimalikud toimkonnad ja hästi läbi organiseeritud osaduslik kogudus, see vorm, mille evangeeliumi kristlased tõid. Täna on meie nimetuses ju evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduste liit. On nagu need 2 jäänud, evangeeliumi kristlased ja vabakogudused ja baptistid ja vanem. Priilasi meie nimetuses ei ole ja ka nelipühi kogudusi
otseselt ei ole nimetatud, kuigi meie liidus need on olemas. Elus on niimoodi, et teatud tekstid, me ei pea neid otsima, vaid nad tulevad ise meie juurde. Ja kui sa oled lihtsalt küllalt avatud, siis õigel ajal saatub õige raamat, õige artikkel su kätte. Ja me õppisime siin Ermo Jürma ja Peeter Roosimäega Saksamaal, siis meie üks õppejõududest ütles, et ise kui sa ainult raamatut katsud, oled sa ka juba targemaks saanud. Nii et ma aeg-ajalt lasin ka kooliklassis lihtsalt raamatuid ringi käia ja kui ring on peal, siis ma ütlen, et nüüd te olete targemad. Kas te loete või ei loe seda või kui paks see on ja kui heal paberil ja nii edasi. Aga sealsamas Saksamaal õppides puutusin ma kokku Hollandi autoriga, kes oli ka saksa keelde 1970 tõlgitud tema raamat Kristen nach Maas, kristlased mõõdu järgi, Libie Gülam Hoekenik oli autor. Ja tema jagas 4 selle spiritualiteedi nagu 4 tüüpi. Peab ütlema, et igasugune tüpoloogia on ju alati mingis mõttes suvaline, aga samal ajal siiski vajalik. Et siis tüpologiseerimise juures nii-öelda see empiiriline materjal, see kogemuslik materjal puutub kokku siis niisuguse ratsionaalse korrastava mõtlemisega. Ja seal tekib mingi tulemus, mis on orienteerumiseks vajalik. Ja kui me nüüd kuulame need 4, ma üsna lühidalt seda toon välja. Pikemalt on see, ma tsiteerin iseennast ka, minu raamatus Kesköö on päeva algus 1998 aastal ühes jutluses välja toodud. Esimene tüüp on siis isikliku vahekorda issandaga rõhutav vaimulaad. Usuelu keskmes on palve, side koguduse ajalooliste traditsioonidega on nõrk või puudub üldse, jumalateenistuste kord on vaba ja enamasti improviseeritud, valitseb südamlik osaduse õhkkond, kuid eriarvamuste puhul minnakse ka kergesti eri teid. Koondutakse tugevate isiksuste ümber, esteetilistele ja kultuurilistele väärtustele ei omistata erilist tähelepanu, enamik ärkamisi on alanud sellelt pinnalt. Ja peab ütlema, et see vaimulaad iseloomustab ka kõigi nende ärkamiste algusfaasi, mida meie liit, koguduste liik ühendab. Et alguses on alati olnud niisugune väga tugev isiklik suhe kas issandaga. Nüüd aja jooksul on üks veelahe tekkinud, et kas rõhutatakse kristotsentrilisust, et meie suhe on Kristusega kõige tähtsam, või rõhutatakse suhet püha vaimuga. Ja selle on nii palvetes kui lauluvaras on alati märgatav. Et see rõhk me hiljem näeme on liikunud selle viimase poole, aga siiski see kõik kuulub esimesse gruppi. Teine grupp või tüüp on issanda ligiolu tunnetatakse suhetes kaasinimestega. Kristlane tunnistab siin oma usku eelkõige oma elu ja tööga. Pilk on suunatud maisetele, sotsiaalsetele probleemidele, ka ökoloogilistele probleemidele. Jutlused baseeruvad Vanal Testamendil või mäejutlusel, käsitlevad eetilisi ja sotsiaalseid probleeme. Valitseb seisukoht, et kõik tavad ja traditsioonid, mis takistavad ligimese nägemist, tuleb ümber hinnata. Et enamasti seda tüüpi kogudustes valitsevad liberaalsed ja ka poliitiliselt vasakpoolsed vaated. Peab ütlema, et seda tüüpi kogudusi ma niimoodi päris ei oskakski Eestis leida, et kus oleks nii selgelt nähtav. Aga kui me läheksime Kesk-Euroopasse,
Lääne-Euroopasse, siis küll, kus kogu see kristlik olemine ongi nagu suunatud kaasinimeste teenimisele, sotsiaalsele mõõtmele. Kolmas tüüp on osadust issandaga tunnetakse korra ja harmoonia vahendusel. Peamine patt on segadus, anarhia, sest issand on korra issand. Ja loomulikult korrakandja on ametikandja. Loomulikult tal peab olema väärikas rüü, ametiriietus, ametinimetused on väga tähtsad kõik. Eetilistest küsimustest taotletakse ühtset normi, patte kvalifitseeritakse väiksed, keskmised, suured patud. Jumalateenistusel on tähtsal kohal pidulikkus, pühalikkus ja klassikaline muusika. Ja see vaimulaad üldiselt leiab enam poolehoidu haritlaskonna hulgas. Peab ütlema, et 30. aastate baptisti liikumises oli seda suundumust, et kui mõelda kas või sellele 50, kui baptism sai 50 aastat Eestis, siis see oli nii väga tähtis, et Estonia kontsertsaalis oli suur teenistus. Klassikalise muusika vormid, Eesti Raadio kandis üle, et see oli nagu selge suundumus niisuguse korra ja liturgia ja sinna poole oli olemas. Ka võimekus üldse jutlustada. Vend Tärk ütles niimoodi, et kui tema Ameerikast tuli 30. aastatel, siis enamus jutlustajad rääkis, nii läksid kantsli, võtsid selle kirjakoha, mis näpu alla tuli ja rääkisid südamest ja pisaratega. Aga võt siis, kui tulid õppinud mehed, siis hakkas selline komponeeritud, läbimõeldud jutlus rohkem kõlama. Ja kõik on, ütleme, liturgilistes kirikutes me näeme seda väga nagu selgelt, seda korra armastust, aga tuleb arvestada, et see vagaduse tüüp või vaimulaad, selle läbi kogebki Jumala ligiolu. Ja siin on meil võib-olla midagi õppida. Ja 4. osadust issandaga kogetakse eelkõige pühakirja vahendusel. Selle vaimulaadi juures on kõige tähtsam jutlus, sest usk tuleb kuuldust. Elu kulgeb Jumala kartlikkuse, kohustuste, range moraali ja karistuste vaimus. 10 käsule lisandub veel üks, sa ei tohi välja paista. Selle vaimulaadi kandjaks on eelkõige kristlik perekond. Ilmselt just sellist vaimulaadi peavad paljud silmas, kui kasutavad sõna baptist negatiivses mõttes. Baptist on põikpäine, kalk, vanamoodne ja igav, ühekülgne intellektuaal, kartlik, üldse vaimuta inimene. Uurib sõna. Aga need tendentsid on olnud kõik olemas. Ja see on nüüd 4 jaotus. Tegelikkuses elu ise ju võimaldaks veel 8 jagamist, 16 jagamist, aga sellel ei oleks enam väga mõtet. Nüüd 1907. aastal selles samas pingeväljas, see oli juba eos olemas, võtab sõna Allika konverentsil 1907. aastal siis Jüri Mill. Ta oli Pärnu esimese baptisti koguduse pastor, suri varakult 54-aastaselt maovähki ja kui ta suri, siis see oli nagu tervele vendlusele suur kaotus, sest leiti, et tema näol nagu kõige võimekam juht ja intellektuaal, kes võiks olla üldse, oli kaduma läinud. Muidugi Jumal saatis uusi ja paremaid veel, aga ma tsiteerin teda. Meie peame olema kui sirkel, mille üks ots on keskpaigast kinni peab ja teine ümber keerutab. Just selle viisi peale tuleb kõige ümmargusem nõu põhi välja. Meie peame oma usu põhjast kinni hoidma, Jumala tõde välja laotama, aga sealjuures ka kõiki sallima ja arvestama, kes uuesti sündinud on. Paistab, et see piir oli uuesti sünni nagu sisemise tunnistusega siis
see serv oli joon tõmmatud. Aga et kõiki peaks sallima, keskpaigas peaks kinni pidama. Nii, kuidas siis sellest keskpaigast kinni pidada? Kas me oleme pidanud või mis? Siin oli selgelt pandud ka vaimulaad ka paika, Kristuse keskne vaimulaad. Ma hakkasin liidutöös kaasa tegutsema 1984. aastast alates vanempresbüüter Merilo asetäitjana. Ja enamusi kogudusi sel 4 aasta jooksul ma külastasin. Ja see pilt on üsna silme ees ja mida vanemaks saad, seda rohkem see siis meelde kõik tuleb. See oli Nõukogude okupatsiooni aeg. Meil ei olnud lubatud lastetöö, noortetöö, sotsiaaltöö, ajakirja ei saanud välja anda, seminari ei olnud, midagi ei olnud. Mis sel ajal sai teha ja mis nendest aegadest alati üle kannab, on traditsioon. Et tehakse täpselt nii, nagu me isad tegid. Või ei ole võimalik enam haridust saada, ei ole võimalik enam kirjutada, siis toetutakse traditsioonile. Ja kiriku 2000 aastane ajalugu näitab, et traditsioonil on eriline väärtus ja seda ei tohiks ka kunagi nagu peljata. Aga nüüd, kui kõik need võimalused avanesid, 1993-4, siis ma sattusin olukorda noore mehega, kus korraga olin valitud liidu presidendiks. Ja see tuultepööris, mis siis valitses, seda on juba meie sünnipäevalaps ka natuke mäletab ja mõned siin Elle ja et see, kus uksest ja aknast tuleb kõiksuguseid pakkumisi, kes sõidab rahalaevaga sisse, kes sõidab kaubalaevaga sisse, aga igaüks tahab ka, et sa laulaks tema laulu, võtaks üle tema programmi, hakkaks seda teostama, võib-olla vahetaks isegi usku. Ja tõepoolest seda segadust oli tollal üsna palju, tasapisi see siiski nüüd nagu normaliseerus. Ma tahaksin nüüd 2 nihkest rääkida. See on nüüd, ja need on seotud mõlemad Õe Ennikse Pilliga. Üks puudutab muusikat ja teine haridust. Et võib-olla paljud ei tea, mina isiklikult pean seda Ennikse Pilli nagu elu kõige tähtsamaks panuseks meie liidule. Ja see ei ole veel mitte haridus, vaid see on see lauluraamat. Pruunide, võib-olla keegi toob selle korra, siia ma näitan ka rahvale, suur hulk kogudusi enam ei kasuta seda, arvab, et seal ei ole õigeid laule. Väiksem formaat on ka olemas, aga see on nootidega suur. Ja Õde Ennike Pilli oli selle lauluraamatu komisjoni tegevsekretär. Tegelik see organisatsiooniline töö, kõik see vaev, mis oli seotud litsentside saamisega, kõik, et see üldse saaks kaante vahele, on siis väga-väga suur teene ja võiksime aplausi selle eest. Aga igal asjal on oma aga. Kui me räägiksime sellest nihkest, mis on 25 aasta jooksul toimunud, siis selle nihke nimeks on ülistus. Ülistusmuusika. Paljudes kogudustes on loobutud koraalide ja hümnide ning evangeelsete laulude laulmisest ja muusikalise teenistuse põhielemendiks on kujunenud ülistus. Päris mitmes koguduses on see
ka niisuguse pingeid tekitanud või tekitab pingeid. Aga nähtus ise ei ole mitte vana või uus, vaid ta ongi üldkiriklik nähtus, mille juured asuvad idakirikus, ortodoksi kirikus või nagu meie vahest inetult ütleme, et Vene kirik, tegelikult võiks öelda ju ka Hiina kirik, et nad on ju ka Aafrikas igal pool neid on. Aga idakirik ja idakirikus, kui te lähete siin Tartusse või ükskõik mis linnas ortodoksi kirikusse, siis märkate koheselt, et liturgia põhitoon on väga palju, on seda nagu laulu Slava Gospodu, Slava Gospodu, Slava Gospodu ja mediteerivalt pikalt, 2,5 tundi on kogu liturgia pikkus. Ja kui te seal olete ära olnud, siis te olete sama kirgastunud, tunnete välja kui ülistusteenistuselt. Oma kogemusest räägin. Et see on teatud vana kiriklik laad, aga selle üksikasjalt lihtsalt ei ole võimalik seda kirjeldada, aga Anglikaani kiriku ajaloo käigus tuleb üle Iiri kristluse ja Anglikaani kirikusse seesama ülistusmotiiv ja mõte on selles, et see kogudus on vaimus kogunenud Jumala trooni ette, et ühineda ülistusega. See, mida me ilmutusraamatus ka loeme, et kus kõik loodu kummardab ja austab talle. Me leiva murdmise lõpus tavaliselt loeme neid tekste. Koguduse kõrgemaks ülesandeks on Jumala austamine ja ülistamine. Ja maineliturgia on selle taevase peegelpilt. Pinke ei ole vaja, usklik seisab austavalt püsti ja põlvitab alandlikult Jumala ees. See prosküneese toimub aeg-ajalt. Vaat see on meil ära jäänud. Et seda ma ei näe. aga jah, pinke otseselt vaja ei ole. Et segavad. See on huvitav, et Vene baptismis, mis on väga niisugune range ja on see tulnud otseallikasse mõju ilmselt. Et kui te lähete klassikalisse Vene baptisti kogudusse, näiteks Moskvas, Maloussaskajal, seal, kus me paljud oleme vanemad inimesed käinud, siis seal on nii, et kui on palvelaul, siis rahvas ka siis, kui ainult koor laulab, tõuseb püsti. Palvelaulu jumalateenistuse rahvas istudes ei kuula. Vaat seda tundlikkust meil vaevalt siin enam on. Aga ülistuse osas, kui noored ülistust alustavad, siis see tundlikkus on küll, et aga miks teie vanad ei tõuse? Minu isa, kui ta oli natuke vanem kui mina praegu, siis ütles, ma võtsin kõik alguslaulu, et seisame püsti ja kõik laulame. Siis ta ütles niimoodi, poeg, et üle 2 salmi ma ei jõua küll seista. No nii, see on olnud üsna mõjuv ja vabakogudustesse, Anglo-Ameerika vabakogudustesse ilmselt üheks selle asja toojaks on Nelson Darby ja see tarbistlik vagadusliin. Ta oli ise Anglikani preester ja see on küllalt tõenäoline, et see nii on. Nüüd see, mis on meil nagu nüüd miinuspool, on see, et see ülistusmuusika on paljudest kogudustest välja tõrjunud koguduse laulu ja koorilaulu. Ja lausa koorimuusika on kohati kannatanud selle all. See vaimulaad ehitab üles inimese isiklikku suhet Jumalaga. See on tugevalt kogemuslik, aga tagasipöördumine kõrguselt pole kunagi kerge. Et sa saavutad niisuguse väga, tõesti seal Jumala trooni ees niisuguse väga elamus, aga kui sa hakkad alla tulema argipäeva, siis on probleeme.
Ja seda sama teemat me ka õigeusu kirikus ka märkame, et ülivõimas spirituaalsus kirikuruumis, vaadake neid aastavahetuse, jõulude, ülestõusmispühade teenistusi Moskvast, telekanalitelt. Et ainuüldse isegi televahendusel on see niivõrd võimas, et sa magama ei saa. Et ei ole vaja vägevat. Aga nüüd reaalsus seal kõrval on palju küsitavusi. Ja see on nüüd see probleem. Teisest küljest ka, et kui tavapärane koraali ja evangeelne koguduslik laul oli ka õpetuslik, siis see õpetuslik element on järsult laulude kaudu edasi antuna on nõrgenenud meie paljudes kogudustes. Ma ei taha täna anda seda hinnangut, et on hea või halb või et jätame selle ära või teeme teist, vaid küsimus on selles, et nüüd ma ütlen oma unistuse välja. Unistus, et meil oleks selline liit, kus oleks mitmesuguseid kogudusi jätkuvalt. Et ka Tartus oleks vähemalt üks kogudus, kus inimesed tulevad ja laulavad ka vanu laule ja õpetuslikke laule. Ja on kindlasti kogudusi, kes laulavad ülistuslaule ja see on nagu nende teenistuse element. Või on ühes koguduses mitu teenistust, kus igaüks leiab midagi. Aga oht on vaesustumises. Et me nagu seal laiema pinna nagu kaotame jalge alt. Sest vanade kirikute liturgias on see moment ju sees, et seal ei ole ainult see glooria, vaid seal on ka patukahetsus. Aga me sellega ütleme nii ei tegele. Et räägime positiivset mõtlemisest. Et see on nüüd juba Ameerika. Aga nüüd teine areng ja see puudutab haridust. Ja siin me oleme ka poolel teel, et see, mis meid kõiki ohustab, ka meie ühiskonda, see on seotud ka selle sama tehnoloogia teemaga, mida me just kuulsime, on nõrga mõtlemise sündroom. Seda nõrka mõtlemist on võimalik ka isegi filosoofiliselt põhjendada, et kuna me niikuinii midagi elu ja universumi olemuse kohta nagu midagi tõsiselt ei saa öelda, et siis kasutame oma mõtlemisvõimet praktilise elu tasandil. Nii palju, kui meil sellest kasu otseselt on. Aga jätame kõrvale kõik niisugused ontoloogilised, metafüüsilised küsimused, ka teoloogilised süvaküsimused. Ja seda on soodustanud just see sama multimeedia, see kiire keskkond, millest me just kuulsime. Nüüd õndsuslugu on alati ka interpretatsioonide lugu. Et kui meil on ilmutus või kellega on ilmutus või kogemus Jumalaga, siis see vajab alati interpretatsiooni. Ja iga interpretatsioon on kuidagi, kas me seostame oma elu teiste nähtustega või me mõtleme selle üle järgi või üheskoos mõtleme. Teoloogia ongi üheskoos mõtlemine. Et selles mõttes, kui me tähistasime siin reformatsiooni 500. aastat, siis reformatsioon tõi selle mõtlemise intensiivsuse uuesti usu ja vaimuelusse sisse. See kristlik haridus ei ole nii-öelda vahukoore mütsike kogudusliku elu koogil, vaid koguduse põhiülesanne. See on koguduse põhiülesanne, liidu põhiülesanne ja seminarist ma ei räägi. Iisraeli ajaloo dramaatilisel hetkel, kui rahvas valmistus Jordanit ületama, peab Mooses kõne, mis täidab peaaegu terve 5. Moosese raamatu. Ja ma tsiteerin ainult ühte kohta. Ja need sõnad, mis ma täna sulle annan, jäägu su südamesse. Kinnita neid oma lastele kõvasti ja kõnele neist
kojas istudes ja teed käies, magama heites ja üles tõustes. Need sõnad, anna need oma lastele edasi. Kõnele nendest. Kallis jubilar, täna on meie liidu hariduselu sinu juhtida. Tulevik, milles uus põlvkond hakkab elu elama, on tundmatu. See on nagu tõotatud maa. Varajane kirik ei teadnud, kuidas näeb elu välja 200 või 300 aasta pärast. Kuid nad rajasid umbes 150. aastal pärast Kristust Aleksandrias esimese kateheetide kooli, kus õpetati pühakirja tundmist, peale selle filosoofiat, retoorikat, kirjandust. Ja nii kujunes välja kristlik hariduskaanon, mis võimaldas ületada nõrga mõtlemise sündroomi tol ajal. Mida nõrgem mõtlemine, seda kergemini on usurahvas manipuleeritav. Ideoloogiliselt, poliitiliselt, igas mõttes. Meie ei tea, kuidas ühiskond näeb välja 20 või 30 aasta pärast. Kuid siin seistes ma julgen öelda, et tulevik on haritud ja mõtleval usul. On hea, et võime täna möödunule mõeldes öelda, jaa, siis olin ma nii palju vanem, täna olen ma noorem kui tookord. Tänan tähelepanu eest. Meil on aega mõneks küsimuseks. Ma vaatan, et see pool siin ei ole esitanud veel küsimusi, et ma vaatan sellepärast niiviisi lootusrikkalt sellele suunale, mis siin on, aga muidugi ei takista teistel ka küsida. Palun, Kaarel Väljamäe. Aitäh, Joosep, väga inspireeriv. Mul on küsimus isikliku usuelu praktika kohta võib-olla. Et kas võib olla nii, et jumalateenistusel oled baptist, kodus murad leiba minuga, oled evangeeliumi kristlane ja siis mõnes kohas on mõni selline hetk, kus põrkad priilase kombel ka. Mida vanemaks saad, seda vähem võib-olla niimoodi sa kõigud keskkonnas sõltuvalt. Kui ma mõtlen oma elule ja tegevusele, siis jah, tõepoolest, et olen hüppanud ka ja nii, aga kui sa saad rohkem selleks, kes sa oled ja siis ei ole vaja seda või teist, vaid lihtsalt sa tunned rõõmu kõigest, mis su ümber on. Et selle baptismi ja evangeeliumi kristluse vahet ei ole täna enam palju sellist, see ei ole nii tajutav, see on alahoovustane mõnes koguduses. Aga võib-olla nende väliste muude ilmingute osas küll jah, et näiteks koguduse keskel karismaatilisuse ilmingud, et neid on koguduses, aga ma ei arva, et ma peaksin olema teine või koolis või olen ikka see, kes ma olen. Aga ega ma ei, kuigi ma olen nüüd, minu isa oli baptist, aga ema oli metodist. Ega ma olen sooja tundega kõigi suhtes. Aitäh, Joosep. Üks konkreetne lühike küsimus veel. No nii, meil on veel üks küsimus. Aitäh, mulle ettekanne meeldis. Ma meeleme tuttavat bussi ehituse ajast. Sa ei mäleta mind võib-olla. Meil üks õhtu ütlesin pikalt koos. Ma vaatasin tuttav mees. Küsimus on selline. Kui me toetume pastorile koguduses,
või toetume õpetuse esiisale nii-öelda, näiteks ütleme, ükskõik kes ta on, mis kirikus, siis see redel on viltu, ei lähe otse ülesse ja me enne lõppu kukume alla. Ja selline silt kõlab Jumala poolt järgi, kuidas sa küll oled, helkjas koidude alla kukkunud. Meil on kõigil redelid viltu, sest õpetajatel on üks küür juures, mida ei tohi olla ja nii edasi ja nii edasi. Aitäh. Kui sa ei saanud aru, siis ära vasta. Ei, mul juba tuleb bioloogiliselt väike küür, aga ma ütleksin nii palju, et üks Ameerika Harvardi ülikooli professor omal ajal, baptisti teoloog Harvey Cox, tema toob niisuguse hea printsiibi välja, ta ütleb, et kui tahad nagu head tulemust, et kus ei oleks seda küüru, siis võta see algallikas, piibel, apostelide raamat, ja siis võta vahetult enda õpetaja, see, kes sind õpetas, ja siis pane iseennast. Ja siis on 3 punkti, kui need klapivad, siis ütleme nii, et küüru ei ole. Suur tänu, aitäh. Ma tahaks, Helle. Ma tohiksin ka Joosepile ühe küsimuse esitada. Ja see on ka rohkem selline isiklikumat laadi küsimus. Sa oled olnud selle liidu juht, millest sa rääkisid erinevatel perioodidel pikka aega. Ja need erinevad vaimulaadid, mida sa alguses kirjeldasid, on mingil määral olnud esindatud meie liidu erinevate koguduste hulgas. Ja sa oled suutnud seda liitu koos hoida, sest mitte alati ei ole need vaimulaadid üksteist toetanud, vaid pigem vastandunud. Me täna räägime väga palju juhtimisest ja õpetame, kuidas juhtida, siis mis on olnud see sinu saladus või see sinu oskus või see, millest sa oled kinni hoidnud juhtides seda liitu nendel aegadel, kui on olnud ka selliseid keerulisemaid olukordi? Üks imelik mõte, mis mul on vahest see teema kummitab mind ja on tulnud ja mitu korda nagu tuleb üles selline mõte, et huvitav. Gorbatšov alustas glasnostiga, tahtis Nõukogude Liidu reformiga ja see asi lõppes Nõukogude Liidu lagunemisega. Mis oli see, et meie jäime kokku liiduna? Sest meid oli ju liidetud osaliselt selle sama vägivaldse režiimi ajal ja mõjul. Et mis see oli? Ja see vastus tegelikult on see, et issand Jeesus Kristus on meid koos hoidnud. Ja kui tema ligi hoiame, tema vaimu juhtimise all liigume, siis jätkame. Kui meil tekib väga niisuguseid palju eri suundumusi, siis see hajumise võimalus on ka olemas, aga ma ei näe seda nii tugevana. Aitäh, Joosep, see tuletab mulle meelde, mida Jüri Mill ütles, et see sirkel ikka seal keskel peab olema, et ikka see on see, mis aitab seda joont tõmmata. Mõelda tuleb süsteemselt. Just, aitäh. Suur tänu.